tervitussõnadeks Eesti Jahimeeste Seltsi presidendi härra Margus Puust. Kallid jahimehed, hea minister, omavalitsuste esindajad, Kaitseliidu ülem, head külalised ja kõik kaitseliitlased, kes te olete siis jahimehed või mitte jahimehed ja kes te olete meie üritust tulnud vaatama. Olen teile väga-väga tänulik selle võimaluse eest, et me saame seda siin teha. Käisin ennem seal ülevalt koruselt vaatamas. See on nii erakordselt võimas vaatepilt, ma ütlen teile ausalt. Mul oli kõiki suur au siin Nurmsis tervitada ühisel kokkutulekul ja tänase kokkutuleku moto, nagu siin ka öeldi, on, et hoolime koos. Need kaks sõna on lihtsalt, aga tähendus on väga sügav. Hoolimine tähendab märkamist, hoolimine tähendab valmisolekut tulla appi ka siis, kui keegi käsi. Hoolimine tähendab, et ei küsi kõigepealt, mis mina sellest saan, vaid hoopis, mida mina saan anda. Just see mõtteveedis ühendabki jahimehi ja Kaitseliitu. Meie mõlema organisatsiooni tugevus tegelikult sõltub just sellest, kui palju me koos asju teeme ja kui palju meie kaitsetahe läbi selle tegelikult suureneb. Mul on suur au ja rõõm paluda siia Eesti kaitseminister härra Hanno Pevkur. Head jahimehed, jahimeeste kaaslased, lapsed, koerad, kellel kassid kaasas. Mul on suur au täna siin teiega olla. Ma tahaksin Margus tänada, et ta mind kutsus. Ja tõele au andes, kui ma vaatan seda väge, siis tuleb öelda, et see on ju Eesti 3. brigaad. Et kui esimene brigaad on Virumaal, teine brigaad on Lõuna-Eestis, siis 3. brigaad on hetkel siin Kesk-Eestis, sest brigaad enam-vähem 5000 on ja nii palju teid siin ka praegu on, nii et see on võimas vägi ja ma tahaksin öelda teile ainult mõned sõnad. Esiteks, Eesti riigile on jahimees kindlasti ülioluline ja ma ütlen seda täiesti siiralt riigikaitse vaatest, sest kui ma vaatan ja räägin ukrainlastega, siis ukrainlased on praegu oma riigikaitseks väga palju jahimehi koondanud. Ja uskuge või mitte, jahimehed on ühed parimad droonikütid. Nende silm ja täpsus on see, mis aitab Ukraina riiki ja rahvast kaitsta. Teiseks ma tahaksin teile öelda seda, et jahimehed on alati olnud hoolivad oma kodukohast, metsast, loodusest ja kõigest sellest, mis on kodukohale oluline. Ja palun jätkake seda kodukoha hoidmist ja üksteise hoidmist, mis on siin nii selgelt näha. Ja kolmandaks ei tahaks ma teile midagi muud öelda kui ainult seda, et ilmataat teid hoiaks. Järgmisena palun siia üles Kaitseliidu peastaabi ülema kolonel Tõnu Liiv. Head kaitseliitlased, kütid, külalised ja mõttelauad. Mul on siiras rõõm tervitada kõiki ja teid kõiki siin, kus saavad kokku kaks kogukonda, kellel tegelikult palju rohkem ühist kui esmapilgul paista võib. Meid ühendab sügav austus ja vastutustunne meie Eesti ees, selle looduse ja turvalisuse. Nii kaitseliitlane kui ka jahimees tunnevad Eesti vastutust ja loodust. Me teame, millist rada peame käia, me tunneme ümbritsevat, märkame muutusi looduses ja oskame toime tulla igas olukorras. Jahimehed, teie olete meie looduse tasakaalu hoidjad, kes tunnevad kulukite hingeelu ja tagavad läbi sellega meie loodushoidjad. Kaitseliitlased on meie riigi alustala, tagades, et meie pered saaksid magada rahus ja meie lipp lehvis. Kui need kaks jõudu kokku saavad, tekib erakordne sünergia, tugev meeskonnavaim, tingus ja usaldus. Ja väga tihti on see, et need samad inimesed on nii jahimehed kui kaitseliitlased ja teevad seda kõike koos. Tänan Eesti Jahimeeste Seltsi ja loomulikult Kaitseliitu selle suurepärase ürituse korraldamise eest.
soovin kõigile meeleolukaid võistlusi, mõnusat laagrimelu ja unustamatuid hetki. Hoidkem kokku, kaitskem oma maad ja nautigem suve. daamid ja härrad, palume siia Riigikogu jahimeeste toetusrühma esimehe härra Andrus Seeme. head jahimehed ja kaitseliitlased, teie kaasad, sõbrad ja toetajad. ma tänan teid väga ägedat ja mõnusat kokkutulekut. olge tublid! On hea meel paluda siia üles pukki veel ka Paide volikogu esimees härra Priit Põder. Lugupeetud Eesti jahimehed ja kaitseliitlased ja kõik külalised. Mul on väga hea meel tervitada siin Paide linna poolt ja kogu Paide linna ja Järva valla ja ka Türi valla poolt. Et olete tulnud siia Järvamaale Paide linna piirile Nurmsi troonikeskusesse. Läbi ajaloo on Eesti jahimehed olnud inimesed, kes on osanud kaitsta oma kodu ja lähedasi. Nad on hoidnud põlde ja kariloomi julgekahjude eest ning rasketel aegadel seisnud oma rahva isamaa kaitsel. Seega Kaitseliiduga ühine kokkutulek tundubki üsna loogiline. Muide, üks mure on ka. Inimesed ei julge enam metsa minna. Kas vähene küttimissurve on loodud meie ametnike ja statistika poolt? Kas huntide poolt koerte murdmine ja karude poolt mesutarude hävitamine, kiskjate linnas jooksmine on uus normaalsus? Ei tohiks nagu olla. Aga me loodame siiski teie peale jahimehed, sest teie suudate jätkuvalt hoida meie turvatunnet ja looduse tasakaalu ja kaitseliitlased suudavad samuti hoida meie turvatunnet inimvaenlaste ees. Tänud kõigile teile ja toredad kokkutulekut kohtumisi vanade ja uute sõpradega. Häid jahimehe jutte ja meeldivat nädalavahetust. Aga nüüd saame Kaitseliidu ja Eesti Jahimeeste Seltsi lipu visata ja kuulutada 44. Eesti Jahimeeste Seltsi suvepäevad avatuks. Hurraa!